Tere kõigile elustiili saade TV3-s, minä olen Mark Anatoli Ein. Käib uus hooaeg ja nagu alati teiega koos me avastame uusi moehorisonte. Praegu me oleme Tallinnas, kesklinnas ja täna toimub Tallinn Fashion Week. Tallinna moenädal. Disainerid näitavad oma uusi kollektsioone ja nagu alati räägime külalistega, staaridega, disaineritega ja naudime moisaid hetki. Alustame kohe praegu. Meiega koos superstar ja moeekspert Meisi Voltšau. Ciao! Nii tore siin näha. Uskumatu outfit, uskumatu look, kust kohas ja palju aega läks ette valmistuseks. See on üsna viimasel minutil, et ma valisin kleidi küll välja, et see valge peritmuuga kleit oli siis algselt ja selle ümber ma kõik muu ehitasin, et sinna juurde tuli idee, et sobivad mustad kindad, siis ma võtsin Katariina Jewelry'st, võtsin ehted juurde, bränd number 8, Svetlana kaabukene ja siis minu enda aksessuaarid. Kuidas leida oma stiilis? See on aastatepikkune katsetamine, et mina olen ka olnud boheemian, punkar, selline sassis juustega, ketsidega, siuke eriti punk, aga ma hakkasin tasapisi liikuma naiselikkuse poole, hakkasin tasapisi katsetama, vahepeal eksisin, vahepeal panin täppi, et sa peadki katsetama ja mängima erinevate stiilidega, nii sa jõuad selleni, milles sa tunned ennast kõige paremini ja milles su keha end hästi tunneb. Keda me täna näeme Tallinn Fashion Weeki raames? 5 disainerit oli esimesel show'l ja mul ei ole kõik nimed meeles, sest neid tõesti on väga palju. Seal oli Karl-Kristof Rebane, seal oli Sandra Lux, Anneliis Laikjõe ja Studio Unreal ja Kuub, selline bränd ka ja see oli tõeliselt kuldne avapauk kogu Fashion Weekile. Ja nüüd me siis liigume edasi, meil on tulemas täna Anastasia Balak bikiinidega, meil on tulemas veel Donna Nordica, naiselikud kleidid. Me tahame oma argipäevast välja ja me tahame inspiratsiooni. Riided, aksessuaarid on need asjad, mida me kanname igapäevaselt ja me tahame inspiratsiooni, kuidas neid kanda veelgi huvitavamalt ja paremini. Ja Fashion Week on selleks ideaalne koht, et isegi kui sa võib-olla väga tihti ei saa omale Eesti disaini lubada, siis siiski on see koht, kus sa saad vaadata, mida teised kannavad, saad tuttavaks teiste moekate inimeste ja disaineritega ja nii see inspiratsioon tuleb iga kord aina rohkem ja rohkem. Kevad on käes, päike on väljas, kandke värve ja olge julged, meil ei ole midagi karta, meil on põhjust ollagi ekspressiivne ja nautida seda, kes me oleme, nii et värvid ja julgus, andke mõnuga kuuma. Ja kindlasti olge meiega koos alati TV3-s! Tallinn Fashion Week ja ainult suured staarid nagu alati meiega koos Laura Prits-Tšauki. Ciao! Nii tore siin näha, uskumatu outfit, räägi mulle rohkem, kust kohas ja palju aega läks ettevalmistuseks. Kusjuures, kui ma päris aus olen, mul läks aega kuskil 5 minutit. Aga 2 väga erilist asja, mis mul täna on seljas, on see kaelake, mis on Kristofi tehtud ja see sõrmus, mis on Annabel Vinnali, kes on siis tantsija, kellega koos me teeme showsid. Tema tehtud sõrmus täiesti tema disaini, et see ei olegi ennem avalikus näinud. Nii et... Miks üldse Tallinna moenädal Tallinn Fashion Week on nii populaarne mitu aastaid? Ma arvan, et see läheb üha populaarsemaks ja eriti nagu täna oli näha, et see ühislooming, mis siin oli, see oli lihtsalt nii fantastiline. Inimesed janunevad millegi uue ja millegi põneva järgi. Kes juba sulle väga meeldis või keda sa täna veel ootad? No mina tulin täna elama kaasa Anneliis Laikjõele ja Karl-Kristof Rebasele, et nende ühisloomingut näha, mis oli lihtsalt fantastiline. Seal oli veel 2 disainerit, nii et ma olen väga uhke nende üle ja minu meelest see on nii äge, kui kunstnikud ja disainerid julgevad nii-öelda iga kord ületada iseennast ja seda on hästi äge vaadata. Sinu soovid kogu Eestile, seksikad, muusika ja moe soovid? Seksikad. Ma arvan, et kuulake rock'n'rolli ja kandke ägedaid riideid iga päev. Ja olge meiega koos nagu alati TV3-s!
Karl-Christoph Rebane on meiega koos. Tšau, Trihtus! Tšau! Meil oli tegelikult 5 disainerit, 1 kollektsioon. Alginspiratsioon tuli Anneli Slaik mõttest, sest et kui ta käis vaatamas üht sügist Tallinn Fashion Weeki show'd, siis ta tuli mõte, et kui ma teeks kollektsioonis, ma teeks teemal juurtetus. Ja sellest meil kasvas selline kontseptsioon, saime üks õhtu kokku, natuke aega hiljem möödas ja otsustasime, et teeme kõik koos kollektsiooni. Moemaailm on nii palju praegu muutunud. Mis meid ootab ees? Meie tahtsime, et oleks lõbus asja teha, et saaks muljetada, saaks põhjuse kokku tulla ja teha midagi toredat. Ja tahaks teada sinu soovid, moesoovid kogu Eestile? Kanda mugavat, kanda toredaid kingi ja kanda midagi, mis lehviks tuules. Ja se on Tallinna moenädal, Tallinn Fashion Week ja meiega koos nagu alati uskumatu Kristiina Herodes, tšauki! Tšau! Kuidas sul läheb ja milline on täna siin õhkkond? No Fashion Week on üldse kõige parema moelaenguga koht. Pole olemas midagi. Ilusamad, paremad, värvilisemad. Siia tuleb kokku ideede kontsentraat. Ma ütlen, kui üks disainer kuskil oma ateljees teeb lahedaid asju, see on ka tore, aga kui siin on parimatest parimad ühes kohas koos, siis see laeng võimeldub, see tuleb sünergia. Nagu oli näha esimesest etendusest, kus olid noored disainerid 5 laval ja igaüksest on neist geenius, aga see kokku, see oli selline pauk, et seda ikka annab järgi teha. Sellelt moenädalat ma väga ootan Anastasia Palaki rannamoe show'd. Kogu see Jaapani esteetika, need kimono, mis on võrgust, hõljuv, sakura lillemustritega, no lihtsalt nii ilus, et mõtlen, minu outfit on konkreetselt selleks, et näidata, kui suur fänn ma olen. Ja kindlasti tahaks teada nagu alati sinu moe ja seksikad soovid kogu Eestile. Mina ütlen, et ignoreerige ilma. Siseruumides on alati suvi ja mina tulin tegelikult siia kasukas seljas. Väljast saab kuidagi läbi ja kui ise oma tuju üleval ei hoia riiete abil ja samamoodi kõigi teiste, kes sind näevad, siis kes seda veel teeb? Me ei saa olla kõik sellised, me oleme hallid ja nukrad ja masenduses. Mood on eneseväljendus ja tegelikult on ka nagu hea tuju tablett. Tallinna moenädal jatkub ja ainult seksikad staarid on meiega koos. Alati, kallis Natalia, tšau! Tšau! No milline on siin õhkkond ja milline tunne? Kuule, õhkkond on väga mõnus ja tunne on veel parem, sellepärast et just oli Karl-Christoph laval, kelle looming on erakordselt andekas. Kuule, ma ootan Anastasia Palakut. Ma saan aru, et täna näeb paljast ihu ja paljas mulle meeldib. Ma ise ka panin täna natuke napimalt riidesse ennast rinnahoidja jätsin koju. Ja no ütleme niimoodi, et tegelikult ootan päriselt Anastasiat, sellepärast, et mulle väga meeldib tema käekiri ja tal on alati nagu need detailid väga läbi mõeldud. Tahaks teada sinu seksikad ja moesoovid kogu Eestile. Ärge kartke katsetada ja mida vähem riideid, seda varem. Ja nagu alati, olge meiega koos TV3-s! Ja se on Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal. Ja ainult nagu alati suured staarid meiega koos, Kaidi Jola, tšau! Tšau! No sa superväljane, uskumatu outfit, seksikas outfit. Kust kohas ja palju aega läks ette valmistuseks? Aega läks 10 minutit ja ütleme siis see pükskostüüm on Liu Zhou ja see imeline korsett on Azur Avenüüst. Ma arvan ikka, et inimesed tahavad näha, mis on hetkel moes ja mida kannavad ka teised kodumaalased. No sa oled moe- ja iluekspert ja kindlasti tead, mis on üldse täna moes? Moes on tunda ennast mugavalt ja moes on ilusad värvid, et pastellsed toonid, et ütleme nii, et moes on selline ilus kevad. Tahaks teada sinu moe- ja seksikad soovid kogu Eestile nagu alati. Tead, ma soovin, et me oleksime kõik rõõmsad ja õnnelikud oma riietuses ja oma kehas.
Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal. Anita Sibul on meiega koos, tšau! Tšau! No uskumatu outfit, kust kohaks, palju aega läks ette valmistuseks? Ettevalmistus hakkas Vietnamis, ma tulin just Vietnamist, nii et see on väga Vietnami inspired, siuksed miniseelikud, natukene siuke tüdrukulik, aga natukene võib-olla seksikas ka ja muidugi labubu. Natuke jalutame ringi, tahaks teada, miks üldse Tallinn Fashion Week on nii populaarne. Sest see on kõige parem moeüritus terves Baltikumis ja kõige kvaliteetsem, väga palju disainerid, väga hästi korraldatud ka. Aga keda sa täna ootad, võib-olla sinu lemmikud? Kõik, tead, ma tulin Aasiast reisilt, just seal on mood nii teistmoodi, nii et ma olen väga elevil, et lõpuks jälle Eesti moe maailmas olla. Olge julged, armastage ennast ja armastage enda keha. Ja olge meiega koos TV3-s, teeme museum. Mida rohkem, seda parem. Tallinna moenädal jätkub, aga see pole veel kõik, mis me saime teile näidata. Praegu teeme ühe stiilse pausi. Olge meiega koos TV3-s. Elustiilisaade ja Tallinna moenädal jätkub ja varsti saame teada, millised prillid ja päikeseprillid on moes uuel hooajal koos instrumentaariumiga. Reisil räägin alati stiilist ja moest ning aegsasti panen end reisiks valmis. Moekaid ja stiilsed riided kui kõige tähtsamad on aksessuaarid. Moodne kohver ja päikeseprillid valin instrumentaariumi esinduses. Nagu te teate, trendid muutuvad, aga klassikaline suund on alati moes. Massiivse kujuga, plastiklaasidega ja tumedavad päikeseprillid. See on ideaalne valik reisimiseks. Päikeseprillid uuel hooajal muutunud väga nurgeliseks. Igapäevaselt ja ka tööpäevaks valige elegantne nurgeline vorm. See on viimaste hooaegade üks peamisi moesundi. Uus hooaeg, need on ärksad värvid nii igaks päevaks kui reisidele. Sellised valikud sobivad kõigile, kes soovivad katkestada ja lisada oma garderoobi aktsenti. Aga peamiseks trendiks, mis teile alati sobib, on mitmesugused erinevad toodet erinevatelt kaubamärkidelt. Kokkuvõtteks on moes ärksad värvid, geometriline mäng ja mida rohkem, seda parem koos instrumentaariumiga. Tšau! No tšau! Sa oled nii superväline, et räägi mulle rohkem, kust kohas selline look. Ma tean. Sa tead. Ei, no ma kannan, ütleme nii, oma sellist turvaunivormi, et ma kannan Liis Eesmaa siukest mõnusat mugavat teksatagi, enda brändid, enda asjad ja siis lihtsalt mis iganes ma kapist leian. Et ma ei ole oma elu keeruliseks teinud ja väike selline nagu, kuidas ma ütlen, siuke sailor girl mütsike ka. Vot see on nagu stiili ja moe saladus muidu. Mulle meeldib, see annab sellise nagu aura ümber pea, nagu pühalik aura. Aga milline on aura siin täna Tallinna moenädalal? No mulle tundub, et mitmekülgne, värvikas, väga erinev seltskonda koos, et ma täpselt ei tea, mis saama hakkab.
No, me oleme ilusad, rikkad, stiilsed ja moekad. Aga miks üldse Tallinna moenädal on nii populaarne? ma arvan lihtsalt, et Eestis on selliseid sündmusi väga vähe. Meil on väga-väga vähe kohti, kus tegelikult käia, kus näidata seda loomingut ja ta on traditsioon. Minu jaoks puhas traditsioon, ma arvan, et juba viimased 20 aastat. Liisi, moemaailm on nii palju muutunud, mis meid ootab ees? Tead, õnneks on praegu lihtsalt see, et ma ütlen, et kui sa kannad selle välja, siis sa võid kõige kanda. Minu suur moesoov on lihtsalt just have fun. Oh, see on õiged sõnad ja kindlasti olge meiega koos TV3. Elustiilisaade jätkub, see on Tallinn Fashion Week ja meiega koos on Läti brand Verens. Asja, hello, good evening. Hello. So nice to see you again at Tallinn Fashion Week. So how do you feel to be here? Oh, I'm so grateful to be here at the main Estonian fashion event that bring together Baltic countries. For me, New Verens collection is full of passion. So I was inspired by Spanish culture. I like bright red. Bright red, favorite color for this spring-summer. And also, what you would like to wish to Estonia? I would like to wish to wear impressive clothes. It can make your life more interesting. More interesting, more gorgeous and more stylish. Elustiilisaade jätkub, see on Tallinn Fashion Week ja meiega koos on superstar ja stilist Marcella. Hello, ciao. Hello, ciao. So nice to see you again here at Tallinn Fashion Week. How do you like to be here? I love this edition because it's spring summer and I think so that we were waiting 6 months to this time and for me it's amazing to stay here again. Maybe you have your favorite designers? Yes, Anastasia Balakin and Verens. I love Verens too. And I can describe how Christoph was amazing. He's an artist and he's like art in clothes. What you would like to wish to Estonia? I wish that Estonian using more colors and using more your own style, but it's okay. Black is, I know that everybody loves black too, but to express yourself with your own style. Tallinn Fashion Week, Tallinna moenädal jätkub. Kristiina on meiega koos. Ciao, tere õhtust! No ciao! Mis siin toimub, kuidas sulle meeldib ja milline õhkkond? Noh, õhkkond on nagu nii suurepärane. Ma väga ootan, millal tuleb Anastasia Balak. Teema nagu uus stiil ja suurepärased bikiinid. Ma väga tahan nagu elus näha neid. Miks üldse Tallinna moenädal on nii populaarne? Sest siin on suurepärane seltskond. Ma arvan, et seltskonna pärast kõik tulevad ju siia. Siin on nii palju moodsad inimesed, nad on nii ilusad. Aga kuidas leida oma stiili? No esiteks sa pead tundma, mis sulle sobib. Ja kui sul midagi sobib ja sul on seda hinges, siis on kindlasti see on sinu stiil. Ja tahaks teada sinu soovid kogu Eestile. No olge moodsad. Ja olge meiega koos alati TV3-s. Elustiilisaade jätkub ja praegu on meiega koos moeekspert ja stilist Merit Boykins. Ciao! Ciao! Kuule, nii tore siin näha, uskumatu kleid. Kust kohas palju aega läks ette valmistuseks? Mul ei läinud palju aega vaja, aga Aldo Järvsoo looming on mul seljas. Moes on isikupära. Inimene peaks välja tooma need jooned, mis on tema iseloomus, need peaksid kajastuma ka tema välimusest. Vaata iseennast. Tegelikult me peaksime alati oma sisemist poolt väljendama oma välimusega. Et
olla isikupärane, eristuda, et see on kõik väga hea. Miks üldse Tallinna moenädal on nii populaarne? Sellepärast, et Eesti publik armastab väga moodi ja samas tegelikult neile meeldib ka näidata, kes nad on, sellepärast, et siia tullakse ikkagi niimoodi, et on väga palju pingutatud oma välimusega, nii et on huvitav vaadata, mis toimub laval ja mis toimub ka publikus. Ma soovitan jääda iseendaks, aga lisada oma garderoobi siiski uusi ja põnevaid asju. Ja võib-olla isegi rohkem pöörata tähelepanu ka aksessuaaridele ja ehetele. Ärge kartke midagi ja olge meiega koos alati TV3-s. Tallinn Fashion Week jätkub ja praegu on Kirse tordil meie lemmik Eesti disainer Anastasia Balak. Tšau, tere õhtut! Tšau, tere! Kuule, nii tore siin näha, uskumatu kollektsioon. Räägi mulle rohkem, kust kohas inspireering? Inspireering mul tuleb Jaapani ja ma tegin uued ilusad prindid ja ma tegin uued kangad ja väga naiselik ja elegantne kollektsioon. Nii palju erinevad trendid, võib-olla sinu ainuke top trend sellel hooajal? No muidugi must, aga pange ka värvid. Aga kuidas leida oma stiili? No ma saan öelda, et kirjutage mulle ja ma tean, kuidas aidata teile. Ja tahaks teada sinu soovid, moesoovid kogu Eestile. No ma tahan soovida olla julged ja tulge siia Tallinn Fashion Weekil. Tallinna moenädal jätkub, aga täna on kõik, mis me saime teile näidata. Jälgige meie Instagrami ja YouTube-kanalit ja veel infot te leiate Lifestyle Baltic uues ajakirjas. Teiega oli Mark Anatoli. Näeme juba järgmisel nädalal TV3-s elustiili saates.